See adventaeg, see ongi Vanatestamendi prohvetike lugemise ja kuulamise aeg. Tänase päeva evangeelium on seotud küll Rist Johannese ülestõusmisega Juude kõrbes ja kuidas ta hakkas kuulutama, aga meie tähelepanu on prohvet Jesajal. Ja see viib meid taas, see sõnum, mida me kuuleme sinna samasse Paabeli vangipõlve, seda sama pikka perioodi Iisraeli rahva elus, kus nad on nagu kinni vangis, nad ei saa oma usku normaalselt praktiseerida, oma keelt praktiseerida nii, nagu nad tahaksid. Kõik nende pühamu kuskil kaugel kodumaal on lammutatud, hävitatud, väga palju segasid asjaolusid. Ja seal, kujutage nüüd ette, et seal Paabeli vangipõlves seal on üks seltskond koos, tarku inimesi, ja nad arutavad. Ja sealt tõuseb üks hääl ja teine hääl ja kolmas hääl, sest pikk vangipõlv tekitab ka erinevaid arvamusi. Et mõned arvavad, et me jääme siia ja sulandume sellega. See on kõige parem, et kui me saamegi osaks sellest Paabelist. Ja teised leiavad, et me peaksime nii palju kui võimalik oma kultuuri ja usku säilitama. Ja nii kaua kui võimalik. Kolmandad leiavad, et kõik on üldse asjata, sest Jumal on meid maha jätnud. Oli ka neid, kes ütlesid, et mitte midagi muud meid ei huvita, ainult tagasi kodumaale. Ja oli neid ka, kes kogusid raha ja panustasid sellesse, et seda templit, mis oli varemeteks tõmmatud, uuesti kuidagi üles ehitada. Aga kuuleme nüüd, kuidas prohvet võtab selle sõnumi, selle mõttevahetuse üles ja tõstab sealt selle jumaliku hääle välja sellest arutelust. Siin on nagu jumalik sõnum prohveti kaudu. Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal. Rääkige Jeruusalemma meele järgi ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süüa on lepitatud, et ta on saanud issanda käest kahekordselt kõigi oma pattude eest. Hüüdja hääl, valmistage kõrbes issanda teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale. Kõik orud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu, mis mätlik saagu tasaseks ja mis konarlik siledaks maaks. Siis ilmub issanda au ja kõik liha näeb seda üheskoos. Jah, issanda suu on rääkinud. Hääl ütleb, kuuluta ja teine kostab, mida ma pean kuulutama. Kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus nagu õieke väljal. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, kui issanda tuul puhub selle peale. Tõesti, rahvas on nagu rohi. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti. Astu kõrgele mäele Sioni sõnumi viia, tõsta valjusti häält Jeruusalemma sõnumi viia, tõsta ära karda. Ütle Juudla linnadele, vaata tee Jumal, vaata issand Jumal tuleb jõuliselt ja tema käsivarss valitseb. Vaata temaga koos on teie palk ja tema ees on teie töötasu. Otse kui karjana hoiab ta oma karja, kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles, talutab imetajaid, lambaid. Aamen. See oli Iisraeli rahvas, nende olukord Paabeli vangipõlves. Ma vaatasin, et ma olen viimast korda seda sõnumit jaganud Nõukogude ajal. Ja Nõukogude ajal 80. aastate keskpäeval ma käisin üle Eestimaa ja ma olen järjest linnast linna käinud ja kuulutanud seda sõnumit. Ja see oli teistsugune kontekst. Me olime vangis sõna otseses mõttes. Ja selle vangla ülem istus Moskvas. Ei olnud nagu mingisugust lootust. Ja ma vaatasin, see sõnum, mis ma olin jaganud, oli
üles ehitatud sellele lootusele, mis meil ikkagi on, et me säilitame oma usu, me säilitame kõik see, mis on oluline. Ja nüüd me oleme vabad. Ja ma õpetan koolis filosoofiat, sellepärast enda aldurpunkt vaataski selja taha. aga ja ma püüan neid noori inimesi õpetada iseseisvalt mõtlema. Ja me arutame näiteks niisuguse asja üle, kuidas peaks välja nägema Eestimaa 20 aasta pärast. Ja teate, mis noored inimesed kõige parema asja välja mõtlevad, ütlevad, et teate, 20 aasta pärast ei ole enam ühtki vana õpetajat. Kõik on noored ja nad ei ole tigedad, nad ei ole kurjad, nad kohe mõistavad kõiki meid ja indeid enam ei panda. Nii, indeid enam ei panda. Veel parem mõte tuli ühel välja, et õpetaja, kuidas see niimoodi on, et öeldakse ju niimoodi, et vigadest ju õpitakse. Ja väga õige, vigadest ju õpitakse. Aga kui meie teeme vigasi, siis meid karistatakse, pannakse allpinne. Peaks ju vastupidi, vigadest ju õpitakse, et me teeme vigasi, õpime ja vastupidi pannakse häid hindeid. See on isegi vastav teadusteooria on olemas Karl Popperil selle kohta, kuidas kõige paremad teooriad on need, mis on vigased. Aga see, mis ma tahan ütelda, on väga raske üldse taibata, et me oleme oma ajastu vangis. Et see niimoodi vaba maailm meid ka piirab. Et me ükskõik kui originaalselt me tahaksime olla, me oleme, ikka mõtleme kõik samamoodi. Ja ikkagi tuleb üks hall ja imelik asi välja. Ise kui me tahaksime väga ilusaid ja südamlikke jõulusid pidada, ikka maandume kaubamajas. Täna ma lugesin küll ühe hea mõtte ja jagaksin sellega, et kõige ilusam kingitus, mida võiksime kellelegi kinkida, on see, et me võtame tema jaoks aega. Ja küsimus oli ka, et kui pikk aega? Nii pikk aeg, et üks küünal jõuaks ikka ära põleda. Ja nüüd olen kõik küünla suurusest. Et kui teil on väga väike küünal, siis saate kiiremini minema. Aga iseenesest ma vaatasin, see nii ilus mõte, et ma kooli aktusel, mul on sõna, et ma seda tahaksin arendada, et tõesti, et lapsed, nad jooksevad vaheajal ja ühest sõbra juurest teise juurde ja võtke aega lapsed oma vanavanemate jaoks. See on nii. Aga siin on hääled, räägi ja kuuluta, mida siis meie räägime ja kuulutame selles olukorras. Trööstige minu rahvast. On väga palju masendunud inimesi siin Eestimaal, sellest olukorrast, mis on tekkinud, pettunud inimesi, kes ei saa sõna. Ja selles olukorras on tegelikult väga eriline, kui me näeme kedagi, kes nagu selle pettumuse ja rusutuse keskel kuidagi hakkab särama või teistmoodi on. Ja selles on oma trööst. Seal Mustamäe haiglas, kus ma siin paar nädalat tagasi viibisin, seal üks sanitar tuli mu juurde ja küsib juba esimese päeva õhtul, et kas te olete usuinimene? Ma ütlesin, et olen küll, jah. Et kas te olete Oleviste kirikus käinud? Jaa, et ma olen isegi piiblikooli seal nagu õpetanud seal. Ta ütles, et mina olen ka seal piiblikoolis käinud, mina olen ka Oleviste koguduse liige. No kuna meid oli juba siis 2 usuinimest seal selle osakonna peale, siis vähemalt neid võis ka rohkem olla. Ja siis ma panin tähele, et hakkas kõiki neid mehi, kes seal oli meie palatis ja kõiki ta õnnistas ja julgustas ja ta tegi nii paksu nalja. Ta oli nagu selline naljatädi. Aga see oli sellest keskkonnast pärast, ma paar sõnadega vahetasin
ja ta ütles, et ega siin teisiti ei saagi. Et kui sa seda kõike, mis sa siin näed, võtad südamesse, siis lähed hulluks. Seal on kaela ja pea osakonnas on tõesti kõik nähtav. Ja see on päris masendav, eriti kui noorte inimeste peal seda näha, kuidas need kasvajad ja kõik tulevad ja kuidas lõigatakse, mis pärast on. Aga selles inimeses endas seal oli seda tröösti, seda lohutust. Kui Joosa võttis pärast Moosese surma rahvajuhi ülesande üle, siis ta värises ja kartis selle suure ülesande ees. Aga Jumal ütles talle 3 korral, ole vahva ja tugev, ära kohku ja ära karda, sest issand su Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Ta on kõikjal, kuhu sa lähed. Trööstige minu rahvast. Teiseks, räägi ja jutlusta, valmistage kõrbes issanda teed. Rajage tee Jumalale. Tavaliselt see teede kvaliteet ja suurus näitab ka valitseja võimsust ja suurust. Ja kui valitsejad tulid oma võidukatest lahingutest, siis ehitati neile triumfiteed ja triumfiväravad ja kõigi nende lahingute ja võitude mälestuseks ja neid võib näha Pariisis ja mõnes teises paigaski selles maailmas ja Roomas kindlasti. Ja neid teid ehitati spetsiaalselt nendele, kes tulid võidukalt. Ja siin öeldakse, ehitage teed kõrbe. Siis öeldakse, et mis on madal, täitke see ära, mis on kõrged künkad, lükake maatasa ja ehitage üks korralik tee. Eks see täna tähendab meile seda, et meie loobume kõigist, mis takistab issanda tulekut ka jõuluajal meie peredesse, meie südamesse, meie keskele. Ka kõigist kõrgistustest ja ka võib-olla alaväärsuskompleksidest. Ja otsime Jumalat pühakirjast, palvetame, õpime teda usaldama, arvestame tema ligioluga, otsime Jumala rahva osadust. Need olukorrad, kuhu me sattume, võivad olla väga niisugused järsud ja vapustavad. Ma kolmapäeval siin jagasin nagu oma lugu. Seal Mustamäe haiglas mõnele nüüd see tuleb nagu kordusena, aga see võib olla ka julgustuseks, et kui oli selge, et ma pean minema operatsioonile, enne seda oli üks väga tugev selline tunnetus, et see on sinu võimalus, et see on sinu eesõigus minna sellisse kohta, kus sa tavaliselt ei käi või sa käid ainult külastajana. Aga külastaja tuleb 10-15 minutit ja tema läheb. Jätab oma mahlapaki või sinna ja midagi. Aga ta läheb. Aga kui sa lähed palatisse ja lähed asja osalisena, siis see on teine olukord. Nii, ülemöödunud nädala esmaspäeval Mustamäe haigla 11. korrus, 4 meest, üks on mina. Mina ootan oma operatsiooni, see on üks vaevaline asi, ootad, 4-5 tundi, lõpuks viiakse minema. Aga see 4 tundi ma vaatan, et siin ei ole küll mitte midagi teha. Kõik me oleme telefonis, kes on selles, kõik mehed voodis. See on nagu halvas kooliklassis, kus nad õpetajat ei kuule ja kõigil on ainult oma seda, vaatavad seal oma uudised ja toksivad. Aga järgmisel hommikul, kui ma olin ka oma narkoosist toibunud ja siis oli see plahvatus. Et tuli arstivisiit sisse, 4-5 seal valgetes kitlises, kõik on mehed, kirurgid, osakond on selline. Minu pea vaadati üle, kõik on korras, teine mees üle, see läheb operatsioonile, minu vastas on üks Lõuna-Eesti mees, peatuvad selle juures, peakirurg ütleb, et nii, Illar, te lähete homme operatsioonile, aga arvestage sellega, et seda vasakut silma teil enam ei ole.
mehe lõug hakkab värisema, ta hakkas vastu. Ütles, et kuidas siis niimoodi, et arstiteadus on niivõrd arenenud tänapäev ja te ikka tegutsete nagu labida meetodiga. No ta oli geodeet, et labida meetodiga ikka. Ja hakkas vastu, kas ei ole siis mingit alternatiivi? Arst ütleb, et ei ole, see 4 kuud tagasi oli olnud siin nina pealt operatsioon, aga see ots oli ikkagi kasvaja läinud veel taha, silma taha ja siin on närvide vahel, et meil ei ole midagi muud, kui võtame selle silma maha. Ta hakkas veel vastu, siis ütles arst, et nii, me viskame teid siit välja. Meil on järjekord ukse taga, ootab, millal saab operatsioonile, teie vaidlete siin. Aga me anname teile tund aega, kas jah või ei. Ja läksid minema. Ja teate, siis pärast seda kõik olid oma telefonidest ja nendest iPadidest ja kus kohast kõik olid välja roninud ja kõik, isegi venelased hakkasid eesti keelt rääkima. Ja kõik. Ja ma läksin selle mehe juurde, ütlesin, et teate, et mina olen usumees ja pühakiri ütleb niisugust asja, et kui su silm sind pahandab, siis rebise välja ja viska minema. Et sa elama jääksid. No seal mõte on natuke teine selles tekstis, et sa igavese elu päriksid ja see on patuga seotud, aga konkreetne. Ja ütlesin ka, et kui minul oleks nüüd siin valida, ma kuulsin seda arsti juttu, et siis ma valiksin ikka elu, mitte selle silma. Ja võttis teda väga vaikseks. Vahepeal tuli hommikusöök ja siis hommikusöök oli läbi, ta tuli mu juurde, et küsis, et kas see oli rahvatarkus või. Ma ütlesin, et jah, see on rahvatarkus ja jumala tarkus ka. Ja siis oli seal veel palju asju, korraga ta arutas, et kui raske see on, et kui mul ei ole silma, siis ma ei saa enam autot juhtida, ma ei saa oma ametit enam pidada, kõik, kui halb see on. Aga korraga ta ütleb, et mul oli üks hea sõber seal Lõuna-Eestist, Otepäält pärit Franz Joosep nimi, et ta ka usumees ja ükskord, kui meil oli hästi raske seal töö juures, ta ütles, et piibel ütleb ka, et ega inimese elu ei peagi kerge olema. Mina ütlen talle, et teate, mina tunnen seda Franz Joosepit ka, et ta on mul Facebookis sõber ka. Ja oligi seesama Franz Joosep. Ja siis tekkis meil nagu niisugune kontakt ja kui see arst tuli, siis ta ütles arstile ka, et ma lähen operatsioonile küll ja õhtul tuli ülemõde, ütles, et peske ennast duši all veel ära ja siis hommikul viiakse teid ära, enam te midagi ei söö. Mina ütlesin Illarile, et kuule, ma avastasin, et mul on kotis see õli, et see on Iisraeli õli, midagi ma haigeid võian. Et kui sa oled duši all ära käinud, siis ma tulen, teen sulle kaitsemärgid peale. Ja ta tuli tagasi ja siis ma läksin ta voodi juurde ja võtsin selle õli, võitsin ja palusin, et Jumal juhiks arsti kätt, et sellest loost tuleks parim, mis tulla saab. Hommikul nagu kõik viiakse ikka kohe voodiga minema ja lehvitame ja mina siis enam ei näinud, aga ma möödunud nädal käisin uuesti selles osakonnas. Illar tuleb vastu koridori peal, nägu on täiesti segamini löödud. Hambad kõik välja tõmmatud, sest muidu ei saanud läbi suulae minna siia silmade taha. No paistes igatpidi ära lõigutud, aga särab nagu päike. Ma küsin, kuidas su silmaga on, seal lapp oli siin koha peal. Ta ütles, et silm on alles ja näeb paremini kui ennem. Ma ei hakkaks seda väga kommenteerima. Meid saadetakse teinekord kõrbe. Ja niisugustesse olukordadesse, kus ei taha meie minna, ei taha teised minna. Aga kui me läheme koos issandaga
siis me tuleme sealt välja ja meie osa on nagu täidetud. Räägi, jutlusta, valmistage kõrbes issanda teed. Siis on öeldud, räägi ja jutlusta, kõik liha on nagu rohi ja kõik tema ilgus on nagu õieka väljal. Kõik kaob. Ka Illar ja mina ka ükskord kaome. Aga Jumala sõna jääb püsima. See lohutus ja trööst, mis on Jumala käest, see jääb püsima ja kannab igavikus kord oma vilja. Rääkige ja kuulutage, meie Jumala sõna püsib igavesti. On asju, mis ei püsi, aga see püsib. Vahel me oleme ühiskonnas, kus nüüd käib nagu tõmblemine teatud seadust ümber ja see protsess jätkub ja jätkub. Ja on vanad tavad, traditsioonid, arusaamised ja uus põlvkond tuleb, ütleb, et me seda enam ei taha. Aga see on läbi ajaloo niimoodi olnud. Siin väga uudist ka ei ole. Aga nüüd, kui me ainult seadustega, ainult paragrahvidega kaitseme mingeid väärtusi, siis teate, see on nii nagu üks vana mädant aia üleval hoidmine. Kes on majapidamist pidanud, te teate kõik, et kergem on, parem on lõpuks uus aed ehitada, aga vana sa võid lappida, see on, kui ta hakkavad need juba läbi mädanema, need kohad, siis ta lihtsalt vajub sul ära, teda ei saa eet enam värvida ka. Aga kui teil on elav ekk, mis nõuab ka teil palju tööd, iga kevadel, iga sügisel sa pead teda ilusti hooldama. Aga see on elav ekk, see kasvab. Ja sellel on elujõud. Linnud teevad sinna sisse oma pesad. Kassid käivad alt ilusti läbi. On rõõmsad. Jumala sõna, see on kõige suurem rikkus, mis meil on. Elav Jumala sõna, mis kaitseb ja areneb ja mida tuleb hooldada oma südames. Ja see varjab sinu kodu, sinu perekonda, sinu südant. Ja ei aita seal ka kõik vanad asjad, et me neid hoiame lihtsalt, vaid see peab elama. Vaata, issand Jumal tuleb jõuliselt, oli siin öeldud. Ärge kartke. Ta hoiab oma karja otse kui karjane. See, kelle sündi me tähistame varsti. Ta ei ole lihtsalt keegi, kelle juurde tulid karjased väljalt, vaid ta on ise hea karjane. Kuningate kuningas, kellel me oma südamed, oma elud võime usaldada. Ma ei tea, millisest kõrbest sina läbi lähed või kust tuleb minul veel läbi minna. Aga see hea karjane viib meid haljale aasale, katab meie ette laua meie vastaste silma all ja me jääme issanda kotta eluks ajaks. Aamen.